Tere päevast! Tere ja tšau! Kutsun teid vaatama järgmist Libraluresi videot. Minu nimi on Hubert ja täna tutvustan teile veel üht Trout-seeria lantidest. Olete oodatud! Järgmine lant, mida ma täna teile näidata tahan, on Slideworm, uskumatult universaalne lant. Kui otsite lanti, millega piisab vaid ühe purgi ostmisest, lähed vee äärde ja püüad põhimõtteliselt kõike, siis Slideworm on just teile. Sest see lant imiteerib ussikesi uskumatult hästi, nagu kogu Libraluresi sari jäljendab loodust suurepäraselt, aga Slideworm on selles eriti silmapaistev. Ja väike huvitav fakt, see on üks esimesi lante, mis üldse Libraluresi poolt disainiti. Aga see oli lihtsalt niisama kõrvalepõige. Aga kuulake, eelkõige on see lant, mis sobib suurepäraselt jõgedes forellipüügiks või troutera formaadis. Lisaks on see väga tõhus ahvenapüügil. Samamoodi ka valge kala puhul. Sageli võib selle landiga tabada linaskit, karpkala, latikat või ka särge. See lant on uskumatult universaalne just sellise püügi jaoks. Aga läheme asja juurde. Mida võime oodata, kui ostame Libraluresi Slidewormi? Slidewormi leiate meie juurest 20 erinevas värvitoonis, sest see kuulub Trout-seeriasse. Trout-seeria, aga pidage meeles, et see sobib suurepäraselt ka valge kala või ahvena püügiks. Lisaks on meil siin 4 erinevat lõhnaversiooni, näiteks küüslaugu aroom. Meil on ka grilli aroom. Samuti on meil lõhnatu variant ja ilmselt kõige suurema kalameeste grupi lemmik juustu aroom. Pole mõtet varjata, juust meeldib vist kõigile kalameestele. Rääkisin juba, et Slideworm on väga universaalne lant. Aga vaadake ise, kuidas see välja näeb. See on geniaalne lant, mille puhul, kui kasutate väga lühikest konksu, siin soovitamegi tõesti kasutada väga lühikesi konkse ja kohe näete vees, kuidas see käitub. Saate ise hinnata, kuidas see kõik välja näeb. Kasutades siin kas õrna tšeburaškat või tavalist igipead, nagu ma mainisin, väga lühikese konksuga saate tõhusalt läbi püüda oma püügikohad. See lant, isegi kui see on põhja peal, näeb väga hea välja ja kalad. Mul on tihti olnud selline olukord, et nähes seda polariseerivate prillidega, kui ma panin selle landi põhja peale kohta, kus vool ei ole liiga tugev, siis see lihtsalt seisis seal ja forell sõi selle probleemideta kohe ära, ujudes ligi kas mingist sügavamast kohast või varjulisest paigast, kus võiks arvata, et ta seal on, aga ta ei tahtnud teistele lantidele reageerida. Seal oli ideaalne vastus liugus. Aga nüüd pikemalt viivitamata, vaadake, kuidas see vees käitub. Loodan, et teile meeldis see. Loodan ka, et proovite sel hooajal oma jõudu Slidewormiga püüdmises. Kuigi võib tunduda, et see on üsna raske lant, sest tihti anname mängu ridvaga, on see tegelikult ülimalt lihtne ning meeldiv ja rahuldust pakkuv püük. Loodan, et teile meeldis. Kui vajate rohkem infot, külastage libralures.com lehte. Seal leiate meie uuendatud kataloogi, kust saate teada tõesti kõik, mida sooviksite meie lantide kohta teada. Seal on kirjas sõna otseses mõttes kõik, alates peadest, mida tuleks kasutada, kuni konkreetsele landile sobivate konksude suurusteni ning ka kõikide meie lantide suurused on täpselt kirjeldatud. Leiate sealt ka vihjeid selle kohta, kuidas nendega püüda. Tulge meie Facebooki, Instagrami, TikToki ja Xi kontole ning jätke sellele kanalile tellimus ja meeldimine. Meil on väga hea meel ja kutsun teid üles jälgima meie järgmisi materjale. Näeme varsti, hoia kõvasti kinni, pere!